Kui silmi pingutada, siis võis pimeduses näha, kuidas kõrgete kitsaste akendega saalis hiiglasliku valge kamina kõrval suure kuuse ees kamp pidžaamades julgust koguvaid uudishimulikke seisis. Kas proovime siis, küsis Ormis. Proovime, vastas Urgus. Kes siis küsib, uuris Sutte, mille peale kõik Tehuri otsa vaatasid. Olgu, proovime siis, ütles Tehur, mõistes, et just tema selleks on välja valitud, kes selle ülesande enda kanda peab võtma. Ta pöördus vaigulõhnalise, läikivate munasilmadega mantlit kandva kuuse poole, millel küünlad nagu väikesed majakad seisid, oodates kannatlikult, kuni nende tulekuplid põlema süüdatakse. Auväärne, kõikidest toredam ja vägevam puu, alustas Tehur. Kuusk, parandas Sutte. Auväärne, kõikidest toredam ja vägevam kuusk, alustas Tehur uuesti. Meie pöördume sinu poole alandlikus lootuses oma tagasihoidliku palvega. Kuna ainult sinu võimuses on ja mitte kellelgi rohkemal sellist õigust ega jõudu olemas ei ole ja ollagi ei saa, siis palume, et avaksid meile kamina ning lubaksid ehk lahkesti meil jõulukambris ära käia, et veenduda saaksime, kas meie kingisoovid ikka jõuluvanani on jõudnud ja need lugematute teiste toredate kingituste seas üles tähendatud on saanud. Teame, et meie jõulukambris ainult lühikese aja viibida võime ning mitte ühtegi kingitust käega isegi mitte puudutada ei tohi. Samuti lubame selle koha pealt vaikida ning mitte kunagi mitte kellelegi mitte iitsatadagi, et meil selline võimalus kätte oli tulnud, et jõulukambrit oma silmaga näha saime, sest meie väga hästi teame ja seeläbi taipame, et kui meie oma suid kinni ei mõista hoida, siis meie käte vahele mitte kunagi enam ainsatki kingitust ei jõua ning igasugusel muul moel meile kuri kaela tuleb ning meie ennast sandisti tundma saame. Ühtlasi vannume, et meie jõulusalmid komistamata ja ilmekalt jõuluvanale ettekandmiseks endale pähe oleme tagunud ning et meie aasta jooksul ainsamatki koerustükki korda pole saatnud, mis kellelegi meelehärmi või silmavett oleks saanud põhjustada. Tühja lubamata ütleme sedagi, et meie kätte jõudval aastal karmilt viisakuse joonel jätkame ning ainult eeskujulikumat käitumist ilmutame. Hinge kinni hoides olid poiste pilgud naelutatud kuusele. Aga kuusk ei andnud ei ühel ega teisel moel vähimatki vihjet, et ta oleks kellegi palvet kuulnud või kuulda võtnud või üldse millekski pidanud. Tema kasukal ei liikunud väikseimgi okas. Kamin oma kivises hiilguses, kus kasehalud oodates, millal neid põlema süüdatakse, tukkuma olid jäänud, seisis kuuse kõrval tummalt ja liikumatult. Nii et see on siis ikkagi ainult legend, katkestas vaikuse pettunud vimmut. Proovida ikka tasus, arvas Pilgu. Või siis, nagu ma ütlesin, oleks pidanud lihtsalt loogiliselt mõtlema ja aru saama, et sellist kambrit ei ole tegelikult olemas, ütles varjatud irooniaga vihuris. Aga ikkagi tulid millegipärast kaasa hoolimata oma loogilisest mõtlemisest, vastas selle peale Endre. Kuid nüüd kuulsid kõik kaminast kostvaid helisid, mida tekitasid üksteise vastu hõõrduvad kivid.
Järgmisel hetkel nägid poisid, kuidas kamina tagumine sein nagu suur kivist uks aeglaselt avanema hakkas ning just nii palju seda tegi, et nad sealt vaevata läbi mahuksid. Ei ole, ütles pärast mõnda aega kestnud vaikust Ormis. Paistab, et on, sosistas Vimmut. Tehur oli esimene, kes endas julgust leidis ja kaminasse astus. Korraks vaatas ta kõhklevalt tagasi, mõtles hetke ning piilus siis avause vahelt sisse. Tegi veel paar sammu ning kadus teisele poole kiviseina. Tulge edasi, hüüdis Tehur, kui poiste seas lõputuna tunduv pinge oli juba jõudmas viimase piirini. Mina vahest ehk jään siia valvama, arvas Urgus. Siin ei ole mitte midagi vaja valvata, ütles Vimmut ning lükkas Urguse kaminasse. Nüüd astusid kõik oma julge sammu ning kadusid teisele poole kaminat. Avara kambri palkidest seinad olid täis lugematul arvul põlevaid küünlaid. Põrandal olid kingikarpide kuhjad ning laest rippusid alla kulunud paberid, millest igaühele olid kirjutatud jõulusalmid. Kambri keskel seisis suur pöörlev punase sametiga kaetud ümmargune laud, millele lebas 7 kingitust. Nüüd ei olnud peaaegu kedagi, kelle pilk ei oleks püüdnud leida laualt just seda kingitust, mille tema endale selleks aastaks soovinud oli. Minu kingitus on igal juhul olemas, ütles rõõmsa häälega Pilgu. Minu soovi on ka kuulda võetud, lisas Vimmut. Paistab, et töötab see asi, ütles Tehur. Selles maagilises kaminataguses kambris lõi särama hulk silmapaare, mis südametes tantsivat rõõmu varjamatult peegeldasid. Nii mõnelgi oli vastupandamatu kiusatus haarata oma kingitus, kuid nad teadsid, et seda ei tohi teha. Aga kui ma korraks oma kingituse kätte võtan, mis siis ikka juhtuda saab? Ütles Pilgu, kes parajasti erakordselt suure kiusatuse küüsi oli langenud. Siis sa muutud päkapikuks, hakkad kaminast kaminasse käima ja sokke täitma ja nii igavesti, nii et sokkidest saavad sinu igapäevased sõbrad, ähvardas Tehur. See ei ole tõsi, on küll. Korraga hakkas sein uuesti liikuma. Hetkegi mõtlemata kiirustasid poisid üha kitsamaks jääva avause poole, sest veel mõni moment ning väljapääsu enam ei ole. Viimaseks jäänud Urgus jõudis napilt ennast külg ees peaaegu sulgunud avast läbi libistada ja oligi salapärane kamber teisel pool seina. Mis siis oleks saanud, kui me oleksime sinna kambrisse jäänud? Katkestas Pilgu pead padjalt tõstes toas olnud vaikuse. Siis sa oleks juba täna saanud oma kingitust katsuda nii palju, kui süda lustib, ütles Ormis. Ma ei saa ikkagi aru, kuidas seal kamina taga selline kamber sai olla. Me ju kõik teame, et teisel pool kamina seina on meie sööklaköök ja just selle koha peale jääb see suur nõudepesumasin. Ei andnud mõte kaminatagusest kambrist Urgusele ikka veel rahu. Kõikidest asjadest ei peagi aru saama. Niimoodi võid lõpuks lolliks minna, kui hakkad ainult asjade peale mõtlema, millel ilmselgelt igasugune mõistusele vastuvõetav seletus puudub, vastas Endre. Kas panite tähele? Seal laua peal oli ainult 7 kingitust. Aga nüüd tekib küsimus, miks ainult 7 kingitust?
Meid on ju kokku 8. Võttis jutujärje üle Vimmut, kes tahtis oma tähelepanekut teistega jagada. Järelikult on keegi meist hakkama saanud millegi sellisega, millega ta on kingisaajate nimekirjast minema löödud, arvas Sutte. Mina see küll olla ei saa, minu kingitus oli olemas, oli Pilgu kiire vastama. Minul oli küll üks väike vahejuhtum sel aastal, aga see ei saanud olla kaugeltki selline, mis peaks mind kingitusest ilma jätma, seda enam, et ka mina nägin oma kingitust, arutles Ormis. Väga lihtne, hakkame siis sellest pihta, kes ei näinud oma kingitust, ütles Endre tähendusrikkalt. Ma arvan, et mina tean, miks oli ainult 7 kingitust, vastas selle peale Vihuris. Miks siis, oli Urgus kärsitu. Aga sellepärast, et mina ei ole see aasta jõuluvanale ühtegi salasoovi ega päris soovi esitanud. Tegelikult ei ole ma seda juba ausalt öeldes ammu teinud. Aga tore on näha, kuidas te kõik seda endiselt ikka veel teete, ütles Vihuris, kuid seekord ehk enam mitte nii irooniliselt. Nüüd tekkis tuppa järjekordne vaikus. Keegi ei osanud pärast sellist ülestunnistust enam täpsemalt öelda, millised on tema seisukohad ja suhted jõuluvanaga. Ega mina ka tegelikult seda jõuluvana värki loomulikult nagu ei usu, kuid nüüd ma enam ei teagi, mida peaks uskuma ja mida ei peaks uskuma, avaldas Ormis lõpuks arvamust. Nojah, kui mina veel päris väike olin, siis tõi meie pere kingitused alati jõuluvana, kes hiljem selgus, et oli üks mees meie naaberkorterist. Aga nüüd, kus on selge, et jõuluvana on tegelikult olemas, ei saa ma aru, miks seda naabrimehe tsirkust oli vaja teha, ütles Tehur ning vajutas oma silmad kinni. Mina tahaks magama jääda, ütles mõne hetke pärast Vimmut ning tõmbas teki üle pea. Hea tööd, hüüdis Urgus midagi muud lisamata ning uputas oma pea sügavale patja. Ainult Vihuris silmitses akna taga pudenevat lund. Ta pani käed pea alla ning mõtiskles selle üle, milline võiks olla tema selle aasta jõulusoov.